ja see on geniaalne raamat, on ju, see on tegelikult, ma arvan, et võib-olla täna läheb see üldse väga ajalukku, sellepärast et lõpuks Eestis hakatakse tegema raamatuid, mis on põnevad, on ju. Nii siin kahele, nii tüdrukule, kes siin istub, ja poisile, ja kui vanematele. Nii et mõtleme, on sündinud väga põnev raamat ja kuna ma olen üpris palju elust ajalooga tegelenud, siis ma olen kogu aeg unistanud, et oleks ometi raamat, kus oleks pilt, on ju. Et kui muidu ei saa, vaata pilti, on ju, saame aru. Aga natuke ma tean ka, kui raske on pilti joonistada. Nii, aga minu jutt on selline, et jah, Virve Tuubel istub siin kõrval. Juhtus niimoodi, et ma olen muidugi vana Ermi sõber, nii et juba see. Ja siis olen ikka jälginud, mis Ermis toimub ja natuke on minul ka õnnepäev. Vaadake, õnnepäev on siis, kui midagi välja tuleb. Aga väga hea on rõõmustada ka teiste edu üle. Et kui see projekt oli veel nii-öelda, et kas ta õnnestub, meil on ju raha ka vaja natuke selleks, siis oli vaja teda hinnata ja see. Ja ma väga hoidsin pöialt sellele, et see projekt teostuks. Ja rõõmu, raha anti teile ja nüüd on see projekt valmis. Nii. Ja nüüd ma annaksingi sõna Virve Tuubelile, kes tutvustab selle raamatu meeskonda. Aitäh! Nii, tere kõigile, kes on siia tulnud. Aitäh, Peeter, väga toreda ja toetava sissejuhatuse eest, aga tegelikult ka sinu tugi on väga oluline, sest tänu Peetri toredale toetuskirjale raamat sai siis trükitoetus Eesti Teadusagentuurist ja tegelikult ka Eesti Kultuurkapitalist. Aga miks üldse see raamat on sündinud? Läheme ajas tagasi. Eesti Rahvamuuseum sai oma maja. Plaaniti suurt püsinäitust kohtumised ehk siis meie kultuuriloo väljapanekut, aga paraku oli seal esemeid küll, aga tundus, et laste jaoks ei ole seal võib-olla kohta, kus katsuda, uurida, vaadata, mõelda, tegutseda ja me võitlesime välja endale väga toreda ruumi, tegelussaali. Oi, kui hästi praegu jooksevad tegelussaali pildid, nüüd te näetegi. Ehk siis sündis selline tore õpikeskkond, kus on palju erinevaid kapiuksi ja ümber selle imelise saali, mis on tõesti selle maja üks ilusamaid, kuna pool lage on klaasist, jookseb siis spiraal, kus siis kunstnik koos meeskonnaga tegi joonised, ehk me valisime välja maailma ajaloo sündmused, mis on meile nagu sobivad, mis võiksid natuke nagu peegeldada Eesti ajalugu. Valisime välja siis ka Eesti ajaloo sündmused, mis toetavad võib-olla seda maailma ajalugu, aga näitavad ka, mis siis Eestis teistmoodi on olnud. Ja meie meeskond, kes sündmusi valis, oli siis peale minu veel Tõnno Joonuks, arheoloog ja 2 ajalooõpetajad, Liia Viiand ja Piret Tänav. Ma väga tänan muuseumi nimel kogu meeskonda, aga see, et tegelussaali need ajaloosündmused sellisena nüüd on muuseumis ja ka raamatus, on tõesti tänu Siiri Taimne Rannalale ja tema väga suurele armastusele ajaloo vastu, väga põhjalikule sündmuste uurimisele, detailide joonistamisele. Ja raamatus, kui te hakkate seda raamatut pärast vaatama, on natukene võib-olla pildid teistsugused kui meil seal tegelussaalis, sest meie tegelussaali pildid on kapiuste peal ehk puu peal, aga siis raamat, paber nõuab teistsugust joonistamisstiili. Ja tegelikult, kui 2016 Eesti Rahvamuuseum oma uue maja avas ja tegelussaal koos muuseumiga käivitus, siis Siiri Joon Meediaga
tahtis kohe minna edasi ja anda välja raamat, aga meil ei olnud veel jõudu, sest uues majas käis väga palju külastajaid ja ka nüüd aasta tagasi me saime uuesti kokku. Võib-olla oligi aega vaja selleks natukene küpsemiseks ja arutamiseks. Igal juhul teie ees on nüüd raamat Ajalugu piltides, kus rohelise joonisega tulevad siis aegade algusest peale kuni kaasajani maailma ajaloosündmused ja sinisega Eesti ajaloosündmused. Põnev, väga tore on võrrelda ja eks selle raamatu tegemise juures on tähtis ju ka see protsess ja pilt kõneleb, pilt annab infot edasi, kui sa oskad pilti vaadata ja infot sealt enda jaoks võib-olla avastada, aga leidsime, et ikkagi on natukene vaja juurde panna teksti, Peeter, on ju nii? Ja siis otsustasime, et iga pildi juurde tulevad selgitavad laused, kas 2-3, mis annaksid natukene konteksti sellele pildile ja võib-olla siis sellele uurijale veel seletaksid pildi lahti. Ja nüüd minu vasakul käel istubki mul kolleeg, muuseumiõpetaja Anti Lillak, kes on üks tekstide kirjutaja ja teine siis sellest loojate meeskonnast Tõnno Joonuks, nii et on siis 2 arheoloogi poolt kirjutatud tekstid. Aga veel on raamatus siis tekstid meie kultuuriloo näitused, kohtumised. Kohtumiste näitusel on pikk ajarada, sa saad kõndida kaasajast jääaega peaaegu välja, ehk siis kiviajas lõpeb. Aga ja see on kõik 125 meetril ja need perioodid on nagu nimetatud niisuguste suurte kultuurimuutuste järgi ja me kõnnime siis vabadustest raudse eesriide taha, siis on moodsad ajad, siis on raamatuaeg, ristiisu tulek, metalliaeg ja kiviaeg ja samad tekstid, mis on nüüd kultuuriloo näitusel, annavad natukene ka siis siin raamatus piltidele niisugust ajaloolist konteksti. Nii et edasi kindlasti juba on siin raamatu projektiga seotud rohkem juba kujundaja ja tegelikult ka Siiri idee oli, et mitte ainult need tekstid joonise juures ja meie näituse vahetekstid, aga võiksid ka kuidagi olla perioodid, kus on siis sündmused koos, ehk siis pilte palju, mis annab nagu aimu, mis kõik toimus enam-vähem ühel samal ajastul. Ja tegelikult on siin pilte palju, on üksikult pildid tekstiga, aga on ka siis pildikollaažid. Nii, kas keegi? Ma arvan, et anname kunstnikule siis sõna. Anname. Aitäh. Virve ütles nii ilusti ja nii palju juba ära, et mida siia veel lisada, et võib-olla siis äkki mina kui see joonistusfannat siin ajaloolaste seltskonnas võin siis selle joonistuse poole pealt paar sõna öelda, et kui ma ise olin õpilane ajalootunnis ja me pidime hästi palju teksti läbi töötama ja ka õpetaja väga palju rääkis, siis ma tundsin väga puudust sellistest visualiseeritud tervikutest, mis oleks nagu seostatud. Et võib-olla see on üks minu unistus, mis ma siin raamatus olen teostanud, et siin sellistel vahelehtedel, kui on 7 perioodiks Eesti ajalugu jagatud, siis on sellised infograafilised suure pildi tervikud, kus on siis korraga umbes 30 sündmust näha paralleelselt Eesti ja välismaa sündmused. Sa saad nagu parema terviku taju, et kuidas üks sündmus ja teine sündmus, mis siis juhtus. Võib-olla on toon ühe sellise koomilise näite raamatust, kus siis Eesti ja maailma ajaloo sündmus on omavahel niimoodi kokku sattunud, et 600 aastat tagasi leiti 600 aastat vana flööt Tartust, ühest puikempsu sarnasest kohast. Ja see endiselt mängib. Aga pildina ei tahtnud ma teda raamatus kujutada lihtsalt kui seda flööti, seda eset, vaid kujutada teda läbi sellise inimese. Et meil raamatu vaatajana oleks võimalik rohkem samastuda sinna aega minna ja mõelda, mis juhtus
ehk siis pildina, kui te seal raamatus ka otsite, leiate, on üks mees, kes istub kuivkempsus, mängib kirglikult seda flööti, see samal ajal ka kukub sinna siis tal kogemata mingil põhjusel sinna koos selle muu kraamiga ja siis pildi peal on näha, kuidas see seal kukub, aga samal ajal Veneetsias võetakse esimest korda kasutusele prillid. Ehk siis selle Veneetsia vanahärra saab siis vaadata, mis seal Eestis parajasti kukub. Et see on üks selline näide, mis iseloomustab neid pilte, et seal on ka väike huumor sees siin ja seal. Mitte igal pool, aga mõnes kohas siiski. Et jah, seda inimese mõõdet olen ma püüdnud sinna sisse tuua, et kui sa seda vaatad, et sul oleks võimalik natukene kujutada ette, et sa oled ise ka seal. Et ma olen hästi suur ajaloofilmide fänn ja mulle meeldib siis, seal on nagu hästi hea sinna sündmusesse sisse minna, et natukene ma üritan seda siin raamatus olen ka sisse püüdnud tuua. Et üks teine näide näiteks, et on Kukruse memm, et need, kes on Eesti Rahvamuuseumis käinud, need kindlasti neil lööb see 3 pildi silme ette, aga see on siis enne muinasaja lõppu siis avastati selline kalmekoht, kus oli väga hästi säilinud ühe naise jäänused ja kõik, mis tal seljas oli, ajaloolased saavad sellest kindlasti paremini kommenteerida. Siis seal pildi peal ma otsustasin, et lisaks sellele Kukruse memmele, kelle kõik need rõivad on niimoodi rekonstrueeritud, mis tal siin ümber on ja ehted, et sinna juurde panin ka siis selle leinava mehe, kes siis seda oma lahkunud naist seal leinab, et see lisas minu jaoks selle loo elemendi sinna, et lisaks sellele matusepaigale on ka sündmus, midagi, mis juhtus. Ja võib-olla koomilise näitena võin siin viidata, et siin on modell sellele mehele, kes leinas, et modell on ikka vaja, kui sa joonistud, et kodus palusin oma mehel selle asendi sisse võtta, kuidas ta siis kummardab ja siis väga hea oli selle järgi joonistada. Aga võib-olla mida ma tahaks veel siin ära rõhutada on just see, et miks minu jaoks see raamat on nii, mis temast teeb nagu väärtuse, raamatuid on metsikult palju ja neid tuleb aina rohkem juurde, aga võib-olla see, et esmakordselt on kogu Eesti ajalugu üles joonistatud. Ajaloolased ütleksid kindlasti mulle ole selle kogu sõnaga ettevaatlik, aga minu jaoks kunstnikuna ikkagi see 12 000 aastat mammutite minekust kuni nüüd viimane sündmus on meil Ukraina vabadussõda. Kõik need tähtsamad sündmused on siia raamatusse oma koha leidnud. Et ma olen tõeline selle raamatu fanatt, et hästi äge. Aga see on nii vahva, et me nüüd saime teada, et nüüd kõik, kes me nüüd oleme, on ju, ärme unustame sellelt kuulsalt kunstnikult nüüd autogrammi võtta, sellepärast, et kui see on nüüd esimene üles kirjutatud, üles joonist Eesti ajalugu, siis tulevikus räägitakse, et meil on siis kroonikad, kuulsad on ju kroonikud ja nüüd on meil üks joonistatud ajalugu ja palun selle kunstniku foto ja mälestus. Nii et tegemist on veel kord, ma ütlen, ajaloolise sündmusega ja oleme rõõmsad sellepärast, et see on fantastiline, kui keegi suudab mingis uues võtmes selle läbida. Ja huumor on õpetamise üldse alge. Huumori kaotus on kõik. Aga nüüd äkki küsimegi siis sellelt pedagoogilt, on ju, kuidas see huumori sissepanek siis käis? Aitäh! Huumor oli juba piltides sees siis sel hetkel, kui mina hakkasin selle tegevussaaliga töötama. Et tõesti, kuna Eesti Rahvamuuseumis käib laste ja täiskasvanute inimeste gruppe palju, nad tulevad ikkagi õppima ajalugu, saama teada midagi uut Eesti kultuurist või kui nad on ise kuskilt mujalt pärit, siis leidma ühisosa Eesti ja nende enda kodukultuuriga. Ja tegelussaal on selles osas suurepärane õpikeskkond, sest et see on ju ka ajaloo õppimise juures tihtipeale raske aru saada, mis oli enne ja mis oli pärast, et mitte erineva ajastu mingeid nähtusi omavahel segamini ajada. Ja just sellepärast, kui on kõik need sündmused, mis selle kapi ustel tõesti niiviisi spiraalselt või ringis on silma all, et siis on ju tegelikult paljude jaoks kõik palju hoomatavam. Nii et igatahes juba need tegelussaali pildid, mis on juba varsti saavad 7 aastat vanaks, et endiselt kõnetavad ja mis enam veel, et kui hakkasin kirjutama tekste piltide illustreerimiseks nii-öelda, sest meil käis vastupidi tavapärasele
tööle, et kui tavaliselt tehakse kõigepealt nii-öelda käsikiri, et raamatu tekst on nagu olemas, siis nüüd oli vastupidi, et piltidele tuli nagu tekst juurde ilmestamiseks kirjutada. Aga et vahva oli see, et leidsin veel neid selliseid pisikesi vimkasid juurde, mida ei olnudki varem tähele pannud ja absoluutselt ei pea arvama, et kõik need vimkad on siin nagu ka ära kirjeldatud ja selgeks räägitud nendes tekstides, mis on 3 keeles, et on eesti keel, inglise keel ja vene keel, nii et Eesti ajalooga on võimalik tutvuda ka kõigil nendel, kes vähemalt ühte nendest 3 keelest räägib. Aga kes siis näeb seal mingisugust sellist nagu sellist vaimukat detaili, aga ei ole siin kirjas, siis mina julgustan küll, et uurigem ajalugu ja saame veel rohkem teada, et Siiril on väga vahvaid asju sinna juurde pandud. Äkki sa tood näite, mida sa avastasid, mida sa tegevlussaalis ja ruumis ei näinud, aga raamatus siis märkasid? Võtsin su pihtide vahele. Jaa, võtsid jah? Ma vaatan, kas äkki siit mingi... näiteks üks asi, mida kas ma tähele panin enne või oli just see, et kuidas, kui siin oli just pärisorjuse kehtestamise pilt, et kuidas siis see pilt toimub nagu paduvihmas, selline lakkamatu nagu oavarres sadav vihm ja siis talupojad mõisniku ahelate küljes. Väga hästi ära näidatud, et kuidas see on just väga raske hetk tegelikult meie esivanemate jaoks. Et selliseid nagu vihjeid, kaudseid vihjeid, mille jaoks, mida rohkem tausta teame, seda nagu paremini need pildid ka räägivad meiega. Mina jätkan, üks mu lemmikpilte on kahtlemata 1926 trammitee Tallinnas ja siis on niiviisi, et on seal ühed hambad ja tekst on, et enam ei raputa maanteel sõitmine või trammiga sõitmine asfalt, enam ei raputa hambaid lahti. Väga vahva tekst. Ja niisuguseid kohti on väga palju, mis tegelikult näitab, et tegijad on saanud aru selle sündmuse olemusest ja suudavad kas visuaali ja teksti abil siis sündmust ka edasi anda. See on hästi oluline. Meie muuseumis ka püüame kogu aeg ikkagi lahti mõtestada seda asja olemust. Et milleks see on, et mitte, et mis see on, vaid milleks ja kuidas. See on hästi oluline ja tegelikult need pildid on kõnekad. Sealt saab väga palju informatsiooni. Ja veel on niisuguseid huvitavaid sündmusi. Kui te nüüd mõtlete, et teie kätte saab siis kogu ajalugu, siis see ei ole üldse mõeldav, vaid see valik on tehtud ikkagi selleks, et näidata inimese hakkama saamisest siin Eestimaal, kuidas inimene oma kodu lõi, kuidas ta toitu kasvatas, mis tal seljas oli ja kindlasti taustaks ka natukene on sõdasid. Need on nii toredasti lahendatud meil malelaua motiiviga. Ja kindlasti me saame teada, kuidas Eestimaale on tuldud või kuidas siit on ära mindud ja kuidas on sõjad siis mõjutanud inimeste elusid. Nii et poliitilist ajalugu on vähe, aga ilma selleta me ei saa. Aga eelkõige on nende piltide keskmes inimene, et see on nagu hästi tore, hästi vahva. Ja on pered, on lapsed ja ma usun, et kõik, kes raamatut ette võtavad ja pilte armastavad, need saavad ikka tõelise elamuse. Ma loodan ka väga ja mina juba mõtlen nagu tarbija või mõtlen, et kuidas ma lapselastele seda näitan ja arutame on ju niimoodi, neid on 6 isegi. Ja siis teiselt poolt ma mõtlen kui õppejõud või õpetaja, et see annab ju nagu julgustust ja inspiratsiooni on ju sellepärast, et ärme nüüd alahindame oma kolleege, nende hulgas on ju nii naljamehi kui väga sellise peene huumoriga inimesi
nii et, aga see raamat on ju, paneb edasi mõtlema, et osa asju saab siit võtta, aga ma kujutan ette, et nüüd uuel aastal või noh, koolides õpetajad hakkavad ka ise midagi taolist juurde tegema või nagu laiendama. Nii et noh, võib-olla siis võite ükskord koguda tagasisidet, et teha veel uut, on ju, mis siis koolides, kuidas see raamat on mõjutanud. Aga ma arvan, et võtta ajaloolased, kahjuks see vana Prantsuse ajaloolane Jacques Lecoq suri ära, aga ta kunagi kurtis nagu noh, kõik ajaloolased, miks lapsed ei tunne huvi ja miks ajalugu nii halvasti õpitakse, nii halvasti teatakse, siis ta ütles niimoodi, et asi on õpetamises, sellepärast et noh, võt sellised lapsed on alati huvitatud asjadest ja ajalugu tuleb õpetada nagu reisi ajas ja ruumis. Ta ütles, võt seesama geograafia ja see tuleb kokku panna ja võt nüüd on vaja sellist õpetajat, kes innustab koos lapsega reisima, on ju, lähed sa Pariisi või lähed sa siia, ma ei tea, Raekoja platsi või see, et see on ju võrratud lood on võimalik rääkida, aga kui sa liigud koos nii-öelda mitte faktidega, on ju, ja teine asi, noh, ma tuletan oma lapsepõlve meelde, kui palju sotsiaalajalugu oli, nii et vot seda, mis tänane noor inimene saab, no fantastiline on ju niimoodi, et elust, olust ja nii edasi. Nii et ma arvan, et jah, suur tänu teile. Nii, aga kas me neid ka küsime või? Ja siis me anname võimaluse nüüd publikul ja headel sõpradel esitada küsimusi, olge head. Või mingid soovitusi, olge hea. Kui keeruline või lihtne oli valida just neid sündmuseid sinna raamatusse, sest et nagu te ütlesite ka, maailma ajalugu on ju lõputu, et võib-olla ka laiemalt, et kuidas see valik siis nagu just nende... Me lähtusime, mis on nagu kõige esimene, näiteks kõige esimene linn või kõige esimene asula, mida on tuvastatud, kõige esimene leid näiteks mingist materjalist, et see oli nagu üks selline siis lähtepõhimõte ja lõpus, kui jõudsime päris sündmusteni, me ikkagi ennem töötasime päris palju materjali läbi ja vaatasime ka, et see mahuks ära. Meie algul oli mõte ju teha ju ainult see tegelussaali joonised, me saaksime sellega töötada ja tõesti see kõik selles keskkonnas väga hästi töötab. Et noh, ütleme, et see on selline väike spikker, rõõmus spikker, koomiksi laadne siis maailma ajaloost ja Eesti ajaloost. Aga just selle võlu on, et saab koos vaadata, koos võrrelda. See on väga põnev, näiteks, et millal tuli lastel kindlasti pakub huvi McDonald's meil 1995, aga maailmas 1948 või telefon või raudtee või esimesed tehased Eestis, Hiiumaal, Kärda, Kalevivaabrit, mis see kõik tõi siis sinna Hiiumaale. See ka kõik on joonistatud Siiri poolt, nii et hästi põnev ja mina olen saanud selle tööga just kogemuse, et kui vähe ma tegelikult enne teadsin ajaloost ja kui minna tagasi minevikku, siis kui raske on neid sündmusi väga täpselt kirjeldada või jooniste kohta teha teksti ja õppisin ära, et alati peab ütlema arvatavasti, võib-olla, mõnevõrra. Nii et aitäh, Anti. Ja, ma juba põnevusega vaatan meie siin kõige nooremaid selle esitlusel osalejaid ja tahaks näha, et nad saaksid raamatu kätte võtta ja vaadata, et siis me näeme juba esimest tõelist tagasisidet ja ma rõõmustan, et seal kõige lõpus on üks hästi noor ajaloohuviline, nii et lehvitab praegu. Et nemad on esimesed adressaadid, aga ma arvan, et eks meie ka niheleme, et vähemalt seda raamatut vaadata. Aga kas on veel küsimusi? Mis me peame nendele autoritele ütlema, peaksime pai tegema niimoodi ja tänama. Sellepärast, et kõik, kes on mingid raamatud teinud, teavad, kuidas selle tegemine on ju niimoodi välja näeb. Et iga nurga peal on mingi takistus ja see, aga
aga täna siis on see lõppude lõpuks on ju, on see noh, ilus, kus on tänamise aeg, pai tegemise aeg ja et tekiks natuke uut positiivset energiat, et hakata uut midagi tegema. Et aga see rida, mida te praegu olete nagu avanud, ma arvan, et see ootab kündmist ja külvamist ja tegemist on ju, et ärge nüüd siis nii-öelda pintsleid ja neid mõtteid ja head meeskonda noh, nii-öelda tööta jätke on ju, sellepärast et ma olen kindel, et pange kuskil see tagasiside noh, nagu ka, et kes me oleme nüüd raamatu kätte saanud, et saaksime teile tagasisidet anda ja võib-olla ka mingid väiksed ideekesi on ju niimoodi, et noh, et ise võib-olla ei oska, aga seda ikka oskad, et mida tahaks näha sellise raamatuna, on ju niimoodi. Nii et ma arvan, et see oleks praegu kindlasti väga-väga oluline ja tõesti teile noh, tõesti nii-öelda pai või kalli või mida iganes, aga just, et jätkake sellepärast, et ajalugu peabki põnev olema ja ajalugu peab olema lapselapsest vanaisani või vanaemani on ju, et nad saavad ühiselt koos nautida. Ja siis ükskord loeb võib-olla lapselaps, kui vanaisal prillid koju jäävad, on ju, seda raamatut, nii et aitäh teile. Selle vanaema ja vanaisa jutu peale võin öelda, et öeldakse ju niimoodi, et kui sul on oma lapsed, et siis sa oled natuke nendega sihuke tõredam, sul ei ole nii palju aega, aga siis kui sa oled juba vanaema, no mina veel vanaema ei ole, aga et siis sul on rohkem aega, saad rohkem kommi anda ja natuke rohkem hellitada, et nende joonistuste puhul on niimoodi, et kui ma nüüd esimest korda joonistasin Eesti Rahva Muuseumisse, ma ütlen, et siis ma olin rohkem nagu ema, aga kui ma nüüd teist korda joonistasin, ma olin nagu vanaema, et siis nad olid ju tegelikult, põhiliselt olid ju kõik valmis joonistada, aga siis ma sain nagu niimoodi hellitada, sinna veel mingeid siukseid komme lisada ja niisuguseid väikseid siukseid nüansse lisada, et see oli siuke, ma ütleks, puhas nauding. Ehk siis ma tahan lihtsalt öelda, et Siiri ilmselt ei adunud seda töömahtu, mis tegelikult ta tuli ära teha. Kõik pildid, mis olid juba tegelikult olemas ja rõõmustasid tegevussaalis külastajaid, on Siiri üle joonistanud, lisanud detaile, andnud sügavust, sest paberi peal mõjuvad nad teistmoodi, nii et sa oled väga palju vaeva näinud, suured tänud sulle. Ja veel tahan öelda, et raamatu lõpus on tühje lehti, ajatelg ulatub 2080. aastani, loodame, et meie silmad seda näevad, ja tegelikult need viimased kurvad sündmused on paraku küll väga kurvad seal, et on Covidi pilt ja on Ukraina sõda. Et loodame, kui tuleb kordustrükk, siis me paneme sinna midagi rõõmsamat, et te võite ka anda tagasisidet, et mis see võiks olla. No kui päris aus olla, siis seal kõige lõpus on üks mõnus paks Willendorfi Veenus, kes niimoodi lehvitab. Näeme veel. Jah, näeme veel, eks ju. Jah. Mina tahaks veel küsida, kui tohib. Siiri, missugused dilemmad sul olid joonistades? Kas sul ikka midagi sellist, mida sa mõtlesid, ma ei taha seda sisse panna, aga tuleb panna? Ja midagi, mida sa kohe rõõmuga joonistasid siin? Ma ei tea, mul tuleb kohe millegipärast meelde, et see Nõukogude Liidu loomine ja siis ma pildi peal kujutasin niimoodi, et siis need vikatitega läheb see seltskond kolhoosi töötajaid ja pilvest sajab sirpe ja vasaraid. Aga siis üks meie meeskonnast, Tõnna, ütles, et ei tea ikka, kas need sirbid ja vasarad on vaja sinna panna ja siis ma ikka pidin mõnikord natukene niimoodi kaitsema seda ideed, et ikka võiks olla, need kukuvad sealt pilvest välja, et see, mis ma kohe meelde tuli. Aitäh ja Antile ka selline küsimus, et mida rohkem ma teid kuulan ja minu meelest oli 240 lehekülge vist jah, 3 keeles, et see tundub ka olevat selline loovusraamat, et siia mahtus materjali 240 lehe jagu, aga edasi saab jutustada veel palju rohkem, eks, et iga see pilt räägib veel oma loo. Ja mis ma mõtlesin Antilt küsida on see, et ajaloolasena, mina olen ka taustalt ajaloolane, tahaks hirmsasti kirjutada. Et kuidas sa see pidi tulema üks pildiraamat, et kuidas sa seal ennast korrale kutsusid? Ei mahu ju. Jah, päris selle raamatu tegemise töö alguses, protsessi alguses sai kuidagi paika pandud mingisugune umbmäärane see maht. See oli kohe selge, et kui tuleb 3 keeles ja see tuligi nagu üsnagi selle raamatuprojekti alguses, see otstarvasin, ma sain ise ka aru, et tegelikult tulebki siin olla väga konkreetne, sest et palju ei mahu. Ja
noh, edasi läks siis, kui häälestus oli juba olemas, siis ei olnud väga keeruline, et püüda kirjutada nii, et see kõige olulisem just saaks sisse ja võib-olla veel midagi, mingisugune huvitav fakt juurde, nii et nagu see tekst ka veidikene nagu laiendaks, annaks võib-olla miskit veel inimeste jaoks juurde. Ja see ongi kõik, põhiinfo ja siis lisafakt, jah. Aga ma ütleks, et see on tegelikult, seda raamatut võib vaadata ja lugeda kui väga isiklikku asja. Et ajalugu on võimalik rääkida kui mingi poliitiliste sündmuste jada, et mingi valitseja otsustas selle ukaasi ja siis ta võitles selle teise riigiga ja nii edasi. Ja kui ma ülikoolis ise pidin õppima näiteks 19. sajandi Suurbritannia seda parlamendi see koosseisu ja milline erakond parasjagu oli see nagu jämedama otsaga, siis see oli ikkagi üsna tuim ja ega ma mul ei jäänud midagi meelde enam, toorid ja viigid. Sellepärast, et see ei ole isiklik lugu, aga siin on just valitud sellised lood tõesti, et me ju kasutame seda maailma ja seda ajalugu igapäevaselt, et kui keegi on välja mõelnud esimesena kirja, siis me praegu olemegi kirjakultuuri rahvas ja kui keegi on teinud mõne tehnilise uuenduse, olgu selleks kas või vaktsineerimine või telefon, siis ka see on meie igapäevane elu ja see raamat võib-olla aitab mõista, et mis on see maailm, kus me elame ja mida me tihti võib-olla iseenesest mõistetavaks peame. Mul on Peetrile ka üks küsimus, tohib. Mida õigusajaloolane sellest raamatust võtsid? Ega õigusajal on, on olemas erinevaid õigusajaloostus, kuigi ma olen elukutselt või mul on kutse olemas ka juristikutse, aga mina olen niimoodi õppinud, et mina loen ennast õigusajaloolaks siis, kui ajaloolased ka mind oma tsunti võtavad. Et kõik ei taha on ju niimoodi, mõned ütlevad, ei ole vajagi niimoodi ja sellepärast minu jaoks õigusajalugu on ajalugu. Ja selles mõttes mind ta hästi palju inspireerib ja muidugi mul on hästi suur raamatukogu sellepärast. Teistel on ainult õigusajalugu on ja minul on ajalookirjandus ka. Nii et mina tahan kõiki neid asju panna siia raamatusse ka ja mul on üks viga, miks ma väga nagu kadedalt vaatan siia paremale poole. Et ma käisin varases lapsepõlves kunstikoolis, aga siis järsku me kolisime seal kunstikooli enam ei olnud. See tähendab, mul on mingil määral silm, mingil määral mingid asjad olemas, aga kätt ei ole, et olla kunstnik. Ja see on siis, vaata, kui sa nagu saad aru küll, mida tahad teha, aga võtta ei oska või ei tule välja niimoodi. Nii, et selles mõttes mina olen suur entusiast, on ju niimoodi, ma kujutan ette, kust ma leiaks, võib-olla ma võtan aadressi, et kui ma oma mõttekese on ju, et võt nüüd võiks sinna õigusajaloo kohta ka sellise raamatu, see on kogu aeg olnud minu unistus. See on minu unistus olnud teha juristidele selline raamat, mis on ka must, kuidas ütelda, lihtsalt ka joonistatud. Ja rääkida on lihtne, aga võt proovi niimoodi, et see alles ja mul on silmades isegi skeemid. Mõelge, kas või seesama, me oleme piiri veal. Peipsi järv joonistada ühele poole meie kirikut, teisele poole panema õigeusu kirikut. Ma omal ajal mõtlesin isegi võtta ajalehte, võtta eestikeelne ajaleht ja võtta see kirillitsas on ju Pravda või see. On ju vahe on ju, et ka lapsele jääks meelde või pane seaduse raamat on ju niimoodi, et mis ühel pool ja mis teisel pool Peipsit on olnud. Nii et minu jaoks on siin tõesti hästi palju nagu ideid, sellepärast et ma pean tunnistama seda, et mul nagu vanuse tõttu, et me peame tunnistama, et uus põlvkond on teistsugune ja uus põlvkond on visuaalsem. Me ka põdesime, kui tohib, ma räägin 2 sõna veel oma lapsepõlvest, kuidas ma üldse ajaloo vastu huvi hakkasin tundma. Ühesõnaga, need paljud kooliõpikud olid nii igavad, et need lihtsalt tapsid. Ja minu ajaloo huvi tekkis väga naljakalt. Minul oli natuke suurem naabritüdruk, kes oli parajalt nii palju suurem, et ta mulle väga meeldis, aga niimoodi. Ja temal oli, tal isa oli vist vara surnud ja tema ema ei lubanud näiteks õpikuid ära visata. Ja siis tal oli koolilaud ja seal olid all, enamikus ajalooraamatud olid laotud. Ja minu nagu peitmehe karjäär algas sellega, ma koputasin naabrite poole, küsisin, kas ma tohin tulla
nii ütlesin tere ja tema tegi koolitükke, aga mina olin seal laua all, lugesin ajalooraamatuid, sest seal olid mingidki pildid. Nii et tähendab, mind on need pildid alati huvitav ja teie põlvkond ei tea, kunagi olid sellised suured ajaloopildid, on ju, papi peal. Ja need mind nii köitsid, et minu esimene Võru kooli, kui ma läksin, minu ema ütles nii, nüüd sa oled koolis, nüüd sa oled korralik ja nii edasi. Koolidirektor vormistas mind kooli ja mis te arvate, kus 2 minuti pärast mina olin peadpidi nendes joonistuste selles, nurgas olid need joonistused. Ja ema oli muidugi nii väljas, et endast väljas, et poiss ikka ei oska käituda ja see. Ja koolidirektor, rahu, väga hea, et laps tunneb huvi, see on palju parem, kui ta ei tunne huvi. Ja mina tänase päevani ei keela oma õpilasi ja see huvi pildi vastu ei ole mul kadunud, nii et ma olen nagu tõesti selline inimene, kellel see väga meeldib. Koostöö äkki. Just, kindlasti, jah. Ma ühe küsimuse kõigile autoritele veel esitaks, siis annaks selle mikrofoni hea meelega siia veel kellegi kätte. Et kellele see raamat siis ikkagi on? Kõigile. Sellepärast, et siin esireas on siin palju viidatud, et lapsukesed istuvad siin, need on minu lapsukesed. Et selle kõige väiksema, kes on 5-aastane, olen ma siin õhtuti unejutuks seda raamatut vaadanud ja siis ta vaadab neid kerge nihestatusega pilte, kus Napoleon on konservikarbil, et miks mees siin konservikarbil seisab. Aga samal ajal leiutati ju konservikarp, nii et sobib selline väike lugeja, pildivaataja, aga ka siis selline koolijuts, nagu mul siin see vanem poiss on, kellel on ajalooõpikud ja siis seal on vähem pilte. Aga ka täiskasvanud inimesed loomulikult, et seal tagareas on hea sõder, kes ükskord vaatas ühte pilti, kus siis talupojad esmakordselt said oma talusid endale tagasi osta ja tema on taluomanik. Ja siis ta küsis, kuidas sa teadsid niimoodi joonistada, et seda talu seal kalmistab? Minul on peen vastus olemas. Saint-Exupéry ütles niimoodi, et inimesed jagunevad 2, need, kes ei mäleta, et nad on lapsed olnud ja need, kes mäletavad. Ja tegemist tuleb teha ainult nende inimestega, kes mäletavad, et nad on lapsed olnud. Ja siis mina nagu, kui te tahate sellist ilusat ja peenet seletust, et see raamat on mõelnud lastele ja kõikidel täiskasvanutele, kes pole unustanud, et nad on lapsed olnud ja kelles laps pole surnud. Ja need on kõige huvitavamad inimesed siin maailmas. Nii et nendel ongi mõeldud, aga las autorid räägivad ka. Meil vist jääb üle vaid tänada Peetrit nii põhjaliku vastuse eest ja mina vähemasti täiesti olen nõus Peetri vastusega. Nii et täpselt nendele, kellel veel on see laps olemas, kes on lapsed, kelle sees on laps olemas. Aitäh! Aitäh! Ja tasub raamatut mitu korda lugeda, et nooremana on sul üks ettekujutus ja isiklik kogemus muidugi selle maailmaga meie ümber. Vanemaks saades hakkad võib-olla nii mõndagi asja hoopiski teise pilguga nägema, sest juba iseenda selline taust on muutunud. Võib-olla mõne asja võrra täienenud ja kuidagi niiviisi vormunud. Nii et võib-olla nagu see tekibki selline tunne, et täitsa uus raamat on, kuigi on samad asjad, mis varem loetud. Ongi lapse jaoks võib-olla mingisugused pildid räägivad ühtemoodi, ühte lugu ja pärast räägivad nad samuti lugu, aga juba nagu teise varjundi all. Ma võin ka siin peene vastuse veel öelda, et kuulus akadeemik Jüri Lotman oma loengutes tunnistas, et tema unistus on kirjutada õpik, mis oleks nagu romaan. Sest ta ütles, et õpiku häda ongi see, et sa ükskord loed ja ta on igav ja ei kõneta ja kõik on ju. Romaani sa loed noorena, sa loed hiljem ja iga kord avaneb romaan uuesti. Tänu nendele piltidele avaneb see uuesti samuti. Nii et tegelikult on tegemist äärmiselt huvitava eksperimendiga üldse. Kas keegi publikul kes tahaks veel sõna? Midagi küsida, midagi kommenteerida? Aitäh, ma siis kahjumise asemel seekord läbi mikrofoni. Ma vaatasin neid pilte ja siis tekkis ikka selline soe tunne, et Eesti värvid ja niimoodi nad
siis raamatusse saanud, on ju, et Eesti ajalugu ma siis eeldan kujutab nagu Eesti värv. Aga ma mõtlesin selle värvide kohta natukene küsida, mis jättis ikkagi nagu küsimus õhku, et võib-olla miks siis see roheline värv nende maailmasündmuste puhul ja et ma olen raamatupoes ja kus ma vaatan, et nagu kõik muu on ju päriselu värvides on ju, et väga lihtne valik oleks tõenäoliselt olnud ka sedasi teha, et inimese värvides võib-olla siis nagu tal riided seljas oleks, et võib-olla natukene oleks huvitav kuulata selle tagamaad, et kuidas selline julge otsus sai tehtud või miks ka selline otsus sai tehtud. et Eesti sündmused on sinised ja välismaa sündmused rohelised. jah, ei ole värvilised. arvad üleüldse kõik, miks on sinine, sest ja aga vaata, tegelikult on niimoodi, et see on ju päris kirju, kui sa seda raamatu lahti lööd, see on üsna tihe, piltide tihe, detailide tihe ja kui ma oleks veel sinna värvid ka sisse toonud, siis oleks see, ma arvan, pahviks löönud et see oli selline hea lihtne lahendus, kuidas seda hoida sellise kergemini hoomatavana. aga miks roheline, vot punast ei saa ju võtta, on ju, kui kogu maailma ajalugu oleks punane, siis ta oleks agressiivne ja võib-olla verine, võib-olla liiga palju armastust. et see roheline on selline hea, turvaline ja no Eesti peab ju olema sinine, et sinna ei saa ka roosat panna, eks, et kui oleks nagu inimese kehatoon, et seda ei läheks. ja mina tahan lihtsalt öelda, et pildi kaudu saab anda seda edasi, mida tahetakse anda sündmusest. foto ei anna väga hästi edasi ja sõna jääb ka lahjaks, nii et tegelikult just see joonis on hea, sa saad just panna selle õige detaili või õige suurusega või mingisugused esed veel juurde, et tegiks nagu tervik sellest sündmusest. et ma arvan, see stiil on just see väga õige valik olnud. ja oleks värviline, siis tegelikult hakkad värve võib-olla vaatama, tekib teine mulje, aga nüüd sa näed seda puhast joont ja näed tegelikult seda võib-olla õiget detaili, mida on tahetud tutvustada või edasi anda. aitäh küsimuste eest. keegi veel? Te natuke juba tegelikult vastasite, aga kuna ma olen kooliga seotud, siis kuidas te näete koolis sellele kasutust, et kas kooliraamatukogus, koolitundides igale lapsele kätte, kas natuke sellist poolt on ka, olete ka mõelnud? no tõenäoliselt on ikkagi koolidel ju õigus valida, mis õpikud nad kasutavad ja õpetajatel samuti on valikuvõimalus olemas, aga küll me oleme 7 aasta jooksul kohanud õpilasi, kes on öelnud, et oleksid need pildid ometi meie ajaloo klassi seina peal, sest kui me seal muuseumitunde läbi viime selles keskkonnas ja teatud teemasid avame, siis on väga lihtne vaadata kas vasakule, paremale, otse või võrrelda erinevaid pilte ja asjad on palju selgemad. nii et ma arvan, et küll koolid otsustavad, sest raamat on koolidele väga soodne, nad saavad seda Eesti Rahva Muuseumi e-poest tellida või muuseumipoest ja tegelikult ka väga suur huvirühm on ilmselt välis-Eesti koolid ja õpilased, kes on samuti olnud just huvilised ja on nagu väga palunud, et nad võiksid, need pildid võiksid olla siis juba raamatus, mitte ainult seina peal. et ma arvan, et koolid leiavad kindlasti need raamatud üles enda jaoks ja õpetajad oskavad kindlasti kasutada. aitäh küsimuse eest. nii, arvan, et meil on nüüd võimalus ja haruldane võimalus tõusta püsti ja hakata rääkima siis meie autoritega. ja teine asi vist, meil on haruldane võimalus saada ka autogrammid siia oma raamatusse, kes räägib, sellepärast et niimoodi ajaloost räägivad, et autogrammiga raamat on kallim ja hinnalisem ja mida aeg edasi, seda veelgi hinnalisem, nii et ajalugu on ka see, mis meil ümber iga päev toimub ja tõesti tahaks südamest teid tänada, et teil oli nii-öelda õnne ja kannatust ja selle raamatuga valmis saada.
ja ma väga tahaks, et see väike selline edu innustab teid jätkama, sest hoidke oma meeskonda. Need, kes siin ajaloolased on, teavad, et kunagi tehti selline Eesti, Läti, Leedu ja inglise ja vene keeles tehti siis Balti ajalugu. Ja ma tean, et minu sõbrad ajaloolased, kes selles osalesid, teate, kuidas see lõpuks see tulemus oli? Ei iial enam. Vot see ei ole hea kogemus, aga mul tundub, et teie olete nii-öelda hea rõõmsad, sõbralikud, täis positiivset energiat on ju tegema ja uskuge mind, küll leidub siis ka toetajaid ja sõpru, et kui see järgmist raamatut või järgmist projekti on vaja teostada, nii et siis edu, kalli siin väikestele pooldajatele, saab raamatukriitikat, aitäh ja hakkame suhtlema, aitäh! aitäh kõigile! On emme sun tullut? On. Eeltällä kallille. Tää on paljon testiä. Sinä olet Kaja Joonista, ainakin tästä mä olen. Ühe kaasandamise autogrammi. Ma lähen nädalavahetusel Rootsi ja Rootsi-Eesti seltsiga. Aga nüüd on